Tere taas kuulama järgmist Pilvejutud episoodi. Minu nimi on Karl, tänast saadet olen ma juhtimas üksinda ja meie saatekülaliseks on täna Robert Reimann, kes tuleb meile selliselt kaugelt maalt, nagu on Holland. Ja alustaks meie tänast episoodi juba traditsiooniks saanud küsimusega eelmiselt külaliselt. Nimelt, eelmiseks külaliseks oli Mark Ikas Boltist ja Mark küsis sult sellise küsimuse, et sa nimeta üks raamat, mis on sind enim mõjutanud ja põhjenda seda. Jah, see on hea küsimus tegelikult. Mõnes mõttes raske vastata, sest eks iga raamat mõjutab natukene ja tegelikult, mis sa ühes raamatus saad, on see, et ta mõjutab su maailmapilti, mis on juba varem olemas, on ju. Et see oleneb, mis sa juba varem oled arvanud. Et raske on ühele raamatule osutada ja öelda, et okei, see nüüd muutis mu elu täielikult. Pigem on see, et kõik need raamatud, mis sa loed lõpuks kokku, mõjutavad järk-järgult sinu maailmavaadet ja nii edasi. Aga kui ma peaks ühe raamatu valima, siis ma ilmselt valiksin James Cleary Atomic Habits. Ehk siis see on selline võib-olla natuke metaraamat, et ta räägib, kuidas oma elu muuta ja mis mulle kõvasti külge jäi sealt on see, et tegelikult väga tähtis on hoolitseda oma environmendi eest, et siis sisse seada ennast niimoodi, et need asjad, mida sa tahad pikast perspektiivis saavutada, oleks lihtsad ja need, mida sa teha ei taha, oleksid rasked. Ehk siis mida üks inimene tahab, seda võib kaheti mõista, on ju. Et mida me tahame teha lühikeses perspektiivis on näiteks šokolaadi süüa, aga mida pikas perspektiivis teha tahame, on võib-olla heas vormis olla. Et need on nagu vastandlikud ideed. Ja väga raske on võidelda selle šokolaadi himuga, kui see šokolaad juba sul telekava peal on. Et mida ma sealt kaasa võtsin, on see, et tasub natukene ette mõelda ja asi endale lihtsamaks teha, et sa ei peaks kogu aeg endaga võitlema. Et sa saaksid saavutada neid asju, mis sa tahad vähe lihtsamalt. See on väga, väga hea raamat iseenesest, ma olen ka selle läbi lugenud. Ja tõesti selline keskkonna disainimine enesest mõistetavaks ja niisuguseks sinu tegevusi pooldavaks on see lähenemine, mida seal ka propageeritakse. Vähemalt üks nendest, seal on hästi palju erinevaid aatomharjumusi, mis sinu ellu võib tulla. Aga lähme nüüd natukene süvitsi sinu teekonda tarkvarainsenerina. Kuidas see algas? Tegelikult eks nagu tavaliselt ikka keskkoolis hakkad mõtlema, et mis oma eluga peale võiks hakata ja ega mingit väga suurt, minu jaoks vähemalt ei olnud väga lihtne seda valida. Mul ei olnud kindlat pilku silme ees, et ma tahan kohe kindlasti tarkvaraarendajaks saada, et ma ei olnud üks nendest, kes 12-aastaselt saati on iga päev koodi kirjutanud. Kuigi ma midagi natuke näppisin, siis nii hull asi ei olnud. Et lõpuks ma tegin Venni diagrammi asjadest, mis mind nagu huvitavad, millega nagu hästi võiks ära elada ja siis tarkvaraarendus oli seal kohe mõlema poolt suht tipu pool, nii et ta oli siuke loogiline valik. Nii ta umbes alguse sai. Kas see valik tekkis sul nüüd gümnaasiumi lõpus või juba gümnaasiumi ajal sa tegid endale selle selgeks, kuhu sa pürgid? Pigem seal lõpupoole isegi, võib-olla keskpaigas. Et siis ma hakkasin natuke rohkem mõtlema, mis võiks saada ja ma vaatasin, et kuidas ülikoolide sisse saada ja nii edasi. Et umbes seal see mõte vaikselt tekkis. Aga jah, ma ütleks, et see ei ole kindlasti kerge valik, et kuidas eriala valida endale. Sest tegelikult sa ei tea, kas sulle hakkab see meeldima enne, kui sa oled sellel alal töötanud. Et isegi ülikool võib olla eksitav, ma arvan. Seda küll kindlasti. Venni diagramm on huvitav lähenemine, mis ilmselt sinu puhul töötas väga hästi. Tuleb välja nii, sest praegu ma olen väga rahul selle taga. Aga kuidas sa ülikooli valisid, kas ka Venni diagrammiga? Ütleme nii, et kuna ma tollel hetkel Eestist väga palju välja ei mõelnud, siis ega väga palju valikuid ka ei olnud, et oligi kas siis Tallinna Tehnikaülikool või siis Tartu Ülikool ja kuna ma käisin Tartu Ülikoolis akadeemilist testi tegema, sain sellega juba kohe sisse ja Tartu linnana meeldib mulle ka rohkem, siis oligi kuidagi loogiline valik. See on hea valik, olles ise ka nüüd Tartus pikemat aega elanud, pooldan.
kuigi tagasi vaadates isegi võib-olla oleks võinud ka mõelda välismaa peale, aga seda oleks vist pidanud varem planeerima ja Mhm. ei olnud niisugust ettenägemist 15-aastasena, 14-aastasena. et aga siiani olen sellega ka rahul, et ei ole midagi hullu sellest. Nii, aga ometi ülikoolist Uberisse, seal peaks veel päris mitu sammu vahepeal olema. jah, Kuidas need välja nägid? tõsi, esimese töö juba tegelikult leidsin ülikooli ajal, et see oli ühes väiksemas ettevõttes Eestis. See oligi Tartus, see oli Covidi ajal isegi võiks öelda, kui ma õigesti mäletan, et 2021 otsisin tegelikult hoopis praktikandi kohta, aga öeldi, et tule täiskohaga tööle, et meil on inimesi vaja ja kuidagi nii ta läks, et ma läksingi. Ma olin seal peaaegu 2 aastat ja peale seda täiesti juhuslikult kirjutati mulle Microsoftist, et kas sa oled uut tööd otsimas, et meie otsime kedagi sinu taustaga ja mind väga üllatas, et keegi üldse niimoodi mind otsis tollel ajal, ma ei leidnud, et mu taust oleks midagi väga erilist. Aga tuleb välja, et intervjuud läksid hästi ja siis liitusingi Microsoftiga, kus ma töötasin siis media delivery peal ehk siis videoedastusega, kogu selle infrastruktuuriga. Ma olin seal ka 2 aastat umbes ja siis hakkasin umbes otsima järgmist töökohta. Ja tegelikult Uber ei olnud ainuke valik, et ma mõtlesingi, et võiks proovida midagi välismaal teha, et oleks äge. Pluss Eestis oli just sihuke väike inflatsioonikriis meil, et kinnisvara hinnad kasvasid jubedalt ja tahtsin veits stabiilsemat keskkonda võib-olla. Pluss igast muud faktorid nagu sõda siin läheduses on ju, et siis hakkasin mõtlema välismaa peale ja oligi, et paar riiki ja paar ettevõtet oli, kus ma kandideerisin. Ja Mhm. Uberist tuli sihuke valik, mis mulle meeldis. Aga millega sa nüüd tänasel päeval siis Uberis tegeled? Kas see on tarkvarainseneeria või midagi muud? jah, ta kindlasti läheb tarkvarainseneeria valdkonna alla, aga võib-olla ta ei ole nii lihtne sihuke full stack arendus, et minu tiimis on väga suur või noh, minu tiim ongi spetsialiseerunud infrastruktuuri peale. Et siis mida me rohkem teeme, on see, et me oleme platvormi tiim teistele tiimidele, ehk siis me teeme selliseid asju nagu Kubernetes, Elasticsearch, kogu see stack on ju. Prometheus, kogu observability stack on ka meie peal ja mõned muud asjad ka, näiteks nagu osad DNS-ist, eriti see, mis on nagu Uberi sisene, on ka meie tiimis. Et üks asi on seda kõike hallata ja siis teine on koodi kirjutada ka samamoodi nagu enne, võib-olla natuke vähem kui varem, aga sellegipoolest koodi kirjutamist tuleb ka ette, et meil on omad tööriistad selle jaoks. Ma vaatasin, et sinu LinkedInis on kirjas, et sa oled site reliability engineer. Kas sedasi võibki sinu tööpäeva või töö kokku võtta? Või kuidas sina defineeriksid? Eks ta on niisugune hägune termin, et jah, tegelikult päris ametinimetus formaalne on mul vist software engineer / site reliability engineer, et mõlemad on seal olemas. Mida site reliability meie mõistes tähendab, ongi see, et me vastutame info eest ja oleme siis ka valves või on call, et kui midagi juhtub, siis me oleme esimesed reageerijad sellega. Et ma ütleks, et võib-olla Uberis ei ole nii hästi defineeritud site reliability engineeri roll, kui on võib-olla näiteks mõnes firmas nagu Google või Meta, aga ta jääb kuidagi sinna infrastruktuuri piirdesse, ütleme nii. Kas sa näed, et see roll või selle definitsioon muutub lähima 3, 4, 5 aasta jooksul? Mingil määral kindlasti, ma arvan, et kuidas sa igapäevaselt asju teed, on juba kõvasti muutunud ai tulekuga. Et see on juba kõvasti muutunud igapäevast kasutust ja kuidas sa toimetad, aga ma arvan, et roll ise põhimõtteliselt jääb samaks, et proovitakse leida ikkagi viise, kuidas muuta infrastruktuuri, kuidas ma ütlen siis, võib-olla tööstuskindlamaks, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga
midagi sellist, et proovime teha infrastruktuuri paremaks ja ka samas lahendada probleeme kiiremini. Et need on need võib-olla kaks asja. palju sa enda töös ka seda jälgid, et see infrastruktuur oleks cloud neutral või on vendor lock-in siin paratamatu ja olete leppinud sellega? Ütleme nii, et mida minu tiim teeb ja mida osa teine Uberist teeb, mis on siis võib-olla rohkem see, millega inimesed kokku puutuvad, ehk siis driver rider äppi ja siis toidukulleri äpp on ju, et seal on väike vahe sees, et ma otseselt sellega ei puutu nii palju kokku. Aga minu tiimis me oleme leppinud jah, et meil on väike vendor lock-in ja me oleme täielikult Google Cloudis, millega ma olen üsna rahul. Aga laiem osa Uberist proovib olla rohkem cloud neutral ja väga palju tööd tehakse selle nimel, et olekski lihtne vahetada cloud providerit ja seda on ka varem tehtud. Et kunagi oli üsna palju AWS-i Uberis, aga tänapäeval kogu cloud, mis on Uberis, ongi Google Cloud pluss OCI ehk siis meil on 2 cloud'iga platvorm, et kui ühe cloud'iga midagi peaks juhtuma, siis Uber töötab ikka edasi. Pluss osa on veel on-prem ka, et. Aga kuidas sellisel 2 cloud'i lähenemisel üldse pilvearveid kuidagi kokku hoida, sest need kipuvad kiiresti kasvama? Seda küll jah, et ma tean, et meil on kindlasti ka tiime, kes selle peale rohkem spetsialiseeruvad, eriti rohkem suurema volüümiga service'ite peal. Aga meil endal jah, ongi see, et tuleb vaadata, esiteks, kuhu üldse raha läheb. Meil läheb suht palju storage'i peale, nii et see ongi koht, kus saan optimeerida, et ma leian, et siin kehtib suht hästi see Pareto printsiip, mis on siis, et 20% su ütleme siis klientidest või siis shareholder idest tekitavad sulle 80% arvest. Et meil on üks näiteks eriti engineering security tiim, kes saadab meile väga palju näiteks logisid ja selle optimeerimine võib teha päris suure muutuse meie eelarvesse. Aga kui sa võtad üldiselt mingi suvalise tiimi, see ei pruugi nii palju muuta. Et tuleb leida need asjad, mis muudavad siis seda, mida mõõdik näitab, on ju. Et jah, tuleb leida need asjad, mis on olulised. Paljud on hakanud viimasel rääkima, et mikroteenuste arhitektuur on läinud võib-olla liiga keeruliseks ja kohati ka pilveteenuste mõttes kulukaks ja on hakatud vaatama uuesti monoliitide poole. Mis sa neile vastaksid? Et kui on võimalus, jah, siis miks mitte. Mina olen seda meelt, et asju tuleks teha võimalikult lihtsalt. Isegi on mingi huvitav ütlus inglise keeles olemas selle, et you should make things as simple as possible, but not any simpler. Ja ma olen selle printsiibiga väga nõus ja kui sa suudad oma klientidele pakkuda teenust monoliidiga, siis minugi poolest ma olen väga nõus, et seda peaks tegema, et mina näen microservice'id lahendusena probleemile. Et kui sinul ei ole mingit probleemi oma monoliidiga, siis monoliit võib olla väga hea lahendus. Aga mingist hetkest, kui sul on hästi palju datat, kui sul on hästi palju traffic ud, monoliit ei pruugi olla enam kõige parem lahendus. Kui võtta mingi suvaline näide, siis näiteks mingi webcrawler, see osa webcrawlerist, mis saadab request'e linkidele ja saab vastuseid, on väga erinev see, mis seda data processib. Ja sul ei ole mõistlik scale ida tervet webcrawlerit ühe ühikuna. Et seal juba tuleb väga palju kasuks, kui sul on nagu microservice'ite lahendus, kui sul on väga suur scale. Ja sellest hetkest võiks olla see näiteks vajalik. Et jah, nii kaua, sa suudad mitte neid kasutada. Ma olen väga nõus, ma arvan, et startup'id ka ei peaks minema kohe microservice'ite peale, kui sul ei ole väga suurt finance backing ut ja tõestust, et su idee üldse töötab. Seda kindlasti.
nendest tehnoloogiatest on sinuga väga huvitav rääkida, aga ma arvan, et kindlasti ka meie kuulajaid huvitab, et sinu Hollandi elu, miks sa selle valisid ja kuidas sul üldse seal läheb, et miks just Holland? jah, tegelikult nagu enne vist ka vihjasin, on, et Holland ei olnud ainuke valik. Minu protsess selle töö leidmisel pigem oli selline, et mul oli osa riike ja osa firmasid, millest ma olin huvitatud. Ja siis ma kandideerisin nendesse kõikidesse. Mhm. Ja mis sealt välja tuli, oli see, et kõige huvitavama tööpakkumise ma sain Hollandist. Ja see oligi suuresti põhjus, miks ma siia tulin. Et ma ei oleks kindlasti valmis olnud minema igasse riiki, vaid Holland oli üks neist riikidest. Ja miks? Siin on kõrge elukvaliteet, ma ütleks. Ja teiseks on see, et siin IT-turg või IT-tööturg on ka suhteliselt heas seisus võrreldes ülejäänud Euroopaga. Et ja lisaks siia oli ka mul üsna lihtne tulla, sest ei ole vaja mingit viisat. Et kuna Euroopa Liidus, siis on sellega on väga lihtne. Kui sa nüüd võrdleksid seda töö leidmist Hollandis Eestiga, kas see on umbes sama lihtne, et lihtsalt kandideerid ja saad või on ikkagi Hollandis raskem tööd leida, on konkurentsi rohkem? Mingil määral kindlasti, aga kui sa kandid suurtesse firmadesse, siis tegelikult ongi see, et protsess on suhteliselt sarnane. Et kui su profiil neile silma paistab, siis kandideerimist lihtsalt piisab. Ja ma ei teinud ka midagi erilist, ma ei küsinud referale kellegilt, mitte midagi, lihtsalt läksin LinkedIni, vaatasin, leidsin töökoha, mis sobis hästi mu profiiliga ja lihtsalt kandideerisin. Et minu jaoks ei olnud midagi väga erilist selles. Mm. Aga kui sa nüüd peaksid natuke võrdlema, sa oled nüüd Eestis töötanud päris mitu aastat ja nüüd juba Hollandiski, minu teada pea 2 vist. Et mis on selline suurim erinevus Hollandi ja Eesti IT kultuuri vahel? Jah, see on huvitav küsimus ja mul ei ole väga head vastust anda sulle. Probleem on selline siis, et Eestis ma töötasin ka suuresti nii-öelda USA ettevõtetele. Esimene ettevõte, kus ma töötasin, oli küll Eesti oma, peakontor oli Eestis, aga CEO ja asutaja oli ikka ameeriklane, huvitaval kombel. Ja teine siis oli Microsoft, mis on muidugi suur USA läänekalda ettevõte ja Uber on samamoodi samast kultuuriruumist pärit. Nii et tegelikult väga suurt vahet ei ole, kultuur on üsna sama minu jaoks, aga Hollandiga üldiselt võrreldes on asjad muidugi võib-olla teistmoodi, aga ma ei ole väga hea inimene seda kommenteerima võib-olla. Aga kui palju väärtustatakse Hollandis töö ja eraelu tasakaalu? Et see kindlasti sõltub ka ettevõttest. Ma ütleks, et suured ettevõtted ja eriti Ameerika ettevõtted võib-olla nõuavad rohkem, aga üldiselt riigis on väga tugev kultuuriline arusaam, et töö ja elu peab olema väga palju balansis. Ja huvitav näiteks ka statistika on see, et Hollandis minu teada on Euroopas, võib-olla isegi maailmas kõige rohkem poole kohaga töötavaid inimesi, et peaaegu pool riigist töötab poole kohaga, pooled töötajad on siis poole kohaga. Et vähem kui 40 tundi nädalas, et on hästi tavaline 32 tundi nädalas näiteks. Et see on kindlasti hollandlastele väga oluline ja ma ütleks, et minul ka ei ole kindlasti mingit 60 või 80-tunnilist nädalat kunagi olnud siin. Et ma saan alati 40 tunniga kõik tehtud ja kõik on olnud nagu normaalne selles suhtes. Kuigi USA ettevõtetega paratamatult tuleb see, et kui sa pead rääkima tiimidega, kes on osas, siis seda peab tegema vahepeal 6, 7, 8 õhtul, sest lihtsalt, et ajatsoonidega kuidagi samal lehel olla. Aga ma ütleks, et positiivne pool on sellel, et töö on hästi paindlik olnud, et kui sa tahad hommikul selle võrra hiljem minna näiteks, et ei ole kunagi mingeid probleeme olnud. Okei. Aga sul on üldse mingi kultuurishokk olnud Hollandisse kolimisega? Et nüüd sa pead liiga palju töötama või keegi töötab kuidagi teisiti või üldse Hollandi eluga? Tööga kusjuures ei ole, et kuna ongi USA ettevõte, siis
suhteliselt harjunud juba sellega, et ei olnud võib-olla Uber on natuke kultuuriliselt nõudlikum kui Microsoft oli, aga mitte midagi erilist, erilist vahet ei olnud, vähemalt minu tiimis. Võib-olla osad tiimid on, kus on asjad teistmoodi, aga ma olen kindel, et Microsoftis on samamoodi. Aga muidu Hollandi kultuuri juures oli küll jah, et inimestel on näiteks kombeks siin üürikorterist välja kolides põrand kaasa võtta, mis oli väga kummaline minu jaoks, et peadki oma parketi ostma või siis maksma eelmisele üürnikule, et nad heidaks sind selle sisse, mis on väga kummaline minu arust. Mingid sellised asjad, et inimesed ei pane jahutust uutesse korteritesse, et kultuuriliselt see, ma ei kujuta ette isegi miks, aga ei ole okei nende jaoks. Ja jah, et omajagu on ikka neid kultuurišokke olnud Hollandiga seoses, aga vähem kui ma ootasin võib-olla. Et Amsterdam eriti on ka hästi, ütleme siis maailmalinn, mitte võib-olla Hollandi linn. Ma tean, et paljud hollandlased isegi ei arva seda, et Amsterdam on päris Holland nende jaoks, et Amsterdamis minu teada on üle poolte inimestest on kuskilt välismaalt. Et ta võib-olla ei kajasta väga hästi Hollandi kultuuri võrreldes mõne väiksema linnaga. aga kas keeleliselt on sul olnud ka raskusi igapäevaeluga või saab täielikult inglise keelega hakkama koha peal? Absoluutselt jah, saab hakkama, et inglise keele oskus on siin kõvasti kõrgem kui Eestis, võiks öelda, et kui sa lähed kuhugi väiksesse poodi kuskil ja keegi 50-aastane on netis, siis nad tavaliselt räägivad täiesti vabalt inglise keelt. Et Eestis sihukest asja päris ei näe, et kuigi noored oskavad, siis vanem generatsioon Eestis meil võib-olla nii hästi ei oska, aga siin seda probleemi ei ole ka olnud nagu. Aga mida võib-olla natuke tuleb ette on, et eks inimesed ikka neil võivad olla mingid arvamused selle kohta, et sa elad nende riigis ja see ei ole nende keelt õppinud. Eks Eestis on samasugused paralleelid meil. Ma ise olen vaikselt proovinud õppida natukene hollandi keelt, aga ma kindlasti mingil heal tasemel seda ei oska. Et jah, et võib-olla natuke. Kuidas sa hollandi keelt õpid, kas Duolingo või mingi kohalik keelekursus? Jah, ma alguses tegin Duolingot, aga mis ma edasi hakkasin tegema, kui ma natuke edasi uurisin, oli see, et ma leidsin mingid Anki-kaardid, mis põhimõtteliselt õpetavad sulle sõnavara selle frequency alusel, siis ütleme nii, et kui tihti need esinevad nagu tekstis, tavakõnes, et siis sa õpid need kõige tähtsamad sõnad ära ja siis selle läbi saad nagu hollandi keeles paremaks. Kuidas sa oled tähendanud, et hollandlased annavad tagasisidet, kas see on pigem niisugune läänelik ilustatud tagasiside või niisugune ida-euroopalik konkreetne ja ütleme actionable ehk mul ei olegi head eestikeelset vastet, aga saad aru? Jah, et hollandlased on kindlasti väga Ida-Euroopa grupis, nad on väga otsekohased ja nad ei hoia ennast tagasi ja nad ütlevad välja sulle kohe, mis nad arvavad. See on olnud minu kogemus vähemalt. Et jah, ei ole seda inglise pärast võib-olla siis ümber nurga rääkimist või vihjamist. Absoluutselt, et ütlevad nii, nagu asjad on. Kas seda ainult eraelus või ka tööl? Minu teada on mõlemat, aga tööl oma kogemusest ei saa väga palju rääkida, sest kui me rääkisime, et Amsterdam on 50% välismaalased, siis suured IT-kontorid nagu Uberis on rohkem 90% pluss välismaalased. Et tegelikult ma ei puutu igapäevaselt kokku eriti ühegi hollandlasega tööl. Et mul on palju rohkem on teisi välismaalaseid. Mis sa arvad, millest see tuleb üldse, et hollandlased ei tööta ise nendes suurorganisatsioonides? Kindlasti on see, et mõned ikkagi töötavad, aga pigem on asi selles, et need suured ettevõtted proovivad võistelda rahvusvaheliselt talendi nimel ja Holland on lihtsalt niivõrd väike riik, et neid inimesi ei ole piisavalt palju, et nad saaksid sinna tulla. Ja kuna ütleme siis Hollandis on rahvusvaheliselt vaadates üsna kõrged palgad, siis see tõmbab ka
ligi inimesi igalt poolt mujalt, et meil on hästi palju inimesi näiteks slaavi riikidest ehk siis Ukrainast, Venemaalt, samuti ka Lõuna-Euroopast, et hispaania keelt on suht tihti kuulda kontoris näiteks ja mm. ka väljaspoolt Euroopat näiteks ameeriklasi kusjuures, mis oli minu jaoks veits üllatav, sest ameeriklased saavad väikese šoki selles suhtes, et palk läheb väiksemaks, kui Ameerikast siia liikuda, aga peale ameeriklaste on ka väga palju inimesi Indiast. Et see võib olla isegi kõige suurem grupp, kes on siia liikunud. sa juba nüüd kergelt puudutasid seda palgateemat, kas Hollandi palgatase õigustab seda Hollandi kõrget elukallidust? Et see kindlasti oleneb, et milline su elustiil välja näeb, et kui sulle meeldib elada suures majas, siis on raske seda matemaatikat teha siin, aga jah, kui me võtame välja majutuse, siis ülejäänud asjad on üsna sarnase hinnaga. Toidupoest sa võid isegi saada toidukorvi odavama hinnaga kui Eestis. Tehnikaasjad on umbes sama, on ju. Et ainuke faktor ongi siin tegelikult majutus, et kuna see on niivõrd suur linn, kui me räägime Amsterdamist spetsiifiliselt, siis maja, ütleme, alla 1 miljoni ei saa. Et ja korterid on ka omavõrra palju kallimaks läinud. Aga kui sa oled nõus sellega, et sa oled võib-olla korteris, on ju, võib-olla mitte kõige suuremas, et ei ole 150 ruutmeetrit, kuigi noh, eks olen muidugi, mis positsioonil sa töötad ka. Aga kui see kõrvale jätta ja võtta muud asjad mängu, siis Holland kindlasti võidab kõvasti. Aga lõppkokkuvõttes ma ütleks, et enda finantsi vaadates on nii, et protsentuaalselt on enam-vähem sama, et kui ma võtan netopalga ja palju sellest ära kulub umbes sama palju, lihtsalt numbrid on palju suuremad ja seevõrd nagu absoluutnumbrites jääb palju rohkem üle. Et majutust ma selle võrra rohkem osta ei saa, aga muid asju saab küll ja säästa saab ka rohkem, et kui näiteks on kunagi plaan tagasi minna, siis sellega ma olen kindlasti plussis, on ju. Ja teiseks on võib-olla see, et kui sa tuled Hollandisse, siis neil on siuke huvitav maksusüsteem, et esimesed 5 aastat sa saad maksusoodustust ehk siis 30% palgast tuleb maksuvabalt. Kas see kehtib nüüd kõigile välismaa töötajatele või ainult IT-spetsialistidele selline maksusoodustus? See ei ole ainult IT-spetsialistidele, aga seal on mingi palgakünnis, mille sa pead ületama, et nad pakuksid sulle seda. Ja see ei olnud minu teada isegi super kõrge seal. Et mingi 60 000 aastas või midagi sellist. Et kui IT-tööle siia tulla, siis palk tõenäoliselt on kõvasti suurem. Aga mis seal Hollandi maksusüsteemis võib-olla sind veel üllatanud on? Ma arvan, et seda fakti sa vist teadsid juba enne, mis sa meiega jagasid, aga on midagi sellist, mis koha peal selgus, et et neid peab makse maksma? Jah, tegelikult on küll, aga ma tegin kõvasti eeltööd ka, nii et suuremad asjad ma võib-olla ennetasin ära, aga mis mind üllatas, on see, et maksusüsteem on küllaltki raske ja siin on väga palju igast soodustusi. Et sa pead suht hästi teadma seda maksusüsteemi, et see maksaks rohkem. Mõned konkreetsed võib-olla näited ka, siis näiteks siin on, mida ma ei osanud oodata, on see, et ma maksan makse ka veel mitte ainult kinnisvara pealt, vaid ka lihtsalt kohalikule omavalitsusele mingite teenuste eest, et see ei ole lihtsalt pandud tulumaksu sisse. See ma maksan mingi 150 € kuus umbes. Veel lisaks prügiveo ja asjade eest, mis lähevad kohalikule omavalitsusele. See on üks asi ja teine asi on see, et ma avastasin, et Hollandi süsteem ei ole üldse sõbralik, ütleme siis ebastandardsetele tasudele. Ja kui sa töötad IT-valdkonnas, siis tõenäoliselt sul on boonused ja sul on igast aktsiapaketid ja asjad, on ju. Ja selle võrra Hollandi süsteem alati võtab rohkem. Kuna neil on astmeline maksusüsteem, siis ei ole nii lihtne, et sa võtad igast asjast sama protsendi, siis neil on eraldi maksutase veel, selle jaoks on mingi 58%. Nii et kui sa saad boonuse, siis nad võtab kohe 58% ära. Ja mis lõpuks kokku tuleb, on see, et
Eestis mul praktiliselt kunagi ei saanud rohkem tagasi, kui just kolmandasse sambasse ei pannud, aga siin ma saan iga aasta paar tuhat tagasi lihtsalt selle pealt, et riik võttis liiga palju raha käest ära. Sest nad ei ole, ütleme, nad ei oska oodata, et inimesed saavad sellisel kujul palka, et sellise struktuuriga. kas selleks, et seda maksutagastust nüüd saada, kas seal on mingi niisugune normaalne Maksu- ja Tolliameti rakendus, nagu on Eestis või on täielik paberimäärimine ja bürokraatia? No õnneks jah, paberimajandust ei ole, et paberimajandusega seoses, kusjuures ma esimesed aasta aega ikka võitlesin nende paberitega ka, aga lõpuks ma leidsin kõikidest vajalikutest kohtadest üles need linnukesed, mis ma sain panna, et nad saadaks email'e mulle ja nüüd viimased paar kuud ma ei ole ühtegi paberit saanud, et see on positiivne. Aga jah, ta on üsna killustunud süsteem ja sa pead igale asutusele eraldi ütlema, et sa ei taha neid pabereid saada, sest paberi saatmine on nagu sihuke default setting neil siin. Aga maksudest rääkides siis jah, saab teha kõik netis, aga loomulikult see on hollandi keeles, nii et sellega tuleb vist aega ja kannatust varuda. Ja kuna asjad võib-olla ei ole nii lihtsad kui Eestis, siis sa pead igast kõik varad ära märkima, mis sul üldse on ja nii edasi, et kindlasti võtab rohkem aega kui Eestis, aga päris hull ka ei ole. Ma olen aru saanud, et sa tegid väga põhjaliku eeltöö enne, kui sa Hollandisse kolisid. Kas sul oli mingi eeldus või teadmine, mis ei osutunud võib-olla nii tõeseks, kui sa ette arvasid? Jah, ma võin öelda, et on üks keele juurde tagasi tulles, et võib-olla sealt see tuleb, et kui ma tulin siia, siis ma eeldasin, et kõik räägivad inglise keelt ja ongi tõsi, aga see, kui hästi või kui lihtsalt suudad hollandlastega nagu kokku puutuda ja seltskonda sisse sulanduda, on võib-olla keerulisem. Et kui uusi tutvusi asju olen leidnud, siis ongi peamiselt ikkagi teiste kohale rännanud inimestega, et Hollandi gruppidesse sisse murda on palju keerulisem ja tegelikult mingist hetkest see keel ikkagi loeb suht palju ja eriti arvestades bürokraatiat ka, et ma võib-olla arvasin, et inglise keelega saab paremini läbi, kui siin saab, aga noh, kindlasti midagi hullu ei ole olnud, on ju, aga võib-olla ta on bürokraatiast on lihtsalt suur tüütus ja võib-olla siis kultuuriruumi sisse sulandumine on keerulisem, et on raskem kursis hoida ennast asjadega, mis riigis toimuvad ja mis võib-olla sinu linnas toimuvad ja nii edasi. Et suht paljud asjad on ikkagi ainult hollandi keeles ja see, et sa kursis püsida, et mis nüüd viimasel ajal toimub, see on palju rohkem tööd, kui Eestis oli. Jah, võib-olla siin filosofeerides, et kui välismaalased Eestisse kolivad, äkki on nendel sarnane tunne, sest tegelikult eestlasi peetakse suht kinnisteks, et kas sa näed, et hollandlased on ka kuidagi kinnine rahvas? Mingil määral võib-olla küll jah, et suhteliselt sarnane Eestiga isegi. Ma arvan, et Eestis on kindlasti elu raskem nii, sest eestlased ei räägi võib-olla nii heal tasemel inglise keelt, keskmine eestlane, ütleme siis. Ja teiseks jah, ma ei tea, võib-olla ei ole ka, ma olen näinud siin, et tihti osad portaalid lihtsalt tundub nagu meelega ei tee inglisekeelseks asju, et hoida asju hollandikeelsena, mida Eestis võib-olla on vähem näha, et Eestis kohati osad veebiportaalid asjad isegi on rohkem nõus ka inglisekeelse versiooniga. Aga kas sa tundsid ennast võib-olla alguses Hollandis niisugune imposter sündroomi najal või sa tundsid, et sa oled kohe nagu seal riigis justkui oma või? Võib-olla jah, natuke ilmselt küll, aga ma arvan, et see on ka sihuke tavaline, aga ma ei ütleks, et midagi väga hullu tegelikult oli, et kuna ma kolisin ka koos elukaaslasega, siis see tegi asja kindlasti lihtsamaks, et ma ei olnud päris üksinda uues kohas, kus ma kedagi ei tea. Et ma ütleks, et see asi läks suhteliselt lihtsalt minu jaoks õnneks jah. Aga puudutas nüüd natukene võib-olla Eestit, mis on Eestist, mis sa võib-olla tagasi igatsed või enim puudust tunned seal Hollandis? No loogiline vastus ja eks see on alati kõigil ongi see, et eks pere ja sõbrad ja
seltskond on ju, et inimestega ei saa nii lihtsalt enam kokku, kui sa ei ole samas linnas, samas riigis ja isegi enam samas ajatsoonis. Et see on see peamine asi, millest kõige rohkem puudust tunda, aga peale selle ma avastasin, et see, mida hollandlased arvavad, et on hapukoor, ei ole see, mis eestlased arvavad, et on hapukoor. Ja täiesti õiget hapukoort siin isegi ei ole võimalik leida minu teada. Et mul on mingi Poola pood on siin, mis on nagu enam-vähem õige, aga mitte päris sama. Et hapukoor huvitaval kombel on see, mis ma igatsen. Ja teiseks, mida ma ei osanud arvata, on see, et Eestis on nagu mega hea valik jäätiseid. Kui sa oled Hollandis poodis, siis jäätise valik on väga-väga halb ja sa tõenäoliselt ei saa üksikut jäätist üldse ostagi. Et tavalises supermarketis sa ei leia lihtsalt tavalist jäätist. Et sa pead ostma mingi 6 paki ja valik on väga halb. Aga Eestis on lihtsalt, ma ei osanud oodata, et Eestis on nii hea valik lihtsalt. Et kui ma Eestisse nüüd järgmine nädal tulen, siis kindlasti ostan endale eriti rammuselt jäätist. Tihti sa üldse Eestisse satud? Ma ikka katsun aastas paar korda käia, et õnneks lend on ka suhteliselt lühike, et kaks tundi umbes. Ja ma elan lennujaamale ka lähedal, nii et katsun ikka käia mingi 3-4 korda. Okei, aga võib-olla kui nüüd kuulajatel tekib ka huvi ikkagi välismaale kunagi asuda, suuremat karjääri tegema või kas või Hollandissegi, võib-olla kedagi hakkas Uber huvitama, siis võib-olla oskad sa tuua mõne oskuse või teadmise, mis on sind just kõige rohkem aidanud sellises rahvusvahelises karjääris, et Uberis või Hollandis läbi lüüa? Jah, ma ütleks, et tegelikult need on üsna samad oskused, mis sul aitavad ka Eestis läbi lüüa. Et tuleb olla inimestega hea suhtleja, ma arvan. Sa pead olema inimene, kellega teised tahaksid koos töötada. Ma arvan, see on üks olulisemaid asju üldse, mis sul võib karjääris olla, et kui inimesed ei taha sinuga koostööd teha, siis on ka raske kuhugi jõuda. Ja teiseks on see, et olla järjepidev ja siis kuidas nüüd öelda, reliable, et inimesed saaksid sinu peale kindlad olla. Et kui sa plaanid midagi teha, siis soovitan ka see ära teha ja võib-olla vähem lubada, aga olla kindel, et need asjad, mis sa lubad, et saavad ka tehtud. Et mitte midagi võib-olla erilist ja sükest silver bullet'it siit ei tule, aga siuksed põhiasjad, mis ma arvan, et on väga olulised ja et kui need on siuksed väga heal tasemel, siis ma arvan, et ei ole probleemi ka kus tahes läbi lüüa. Aga kas tehnoloogiate vaatevinklist on vaja midagi rohkemat teada või on sinu näitel tehnoloogiad üle kogu maailma samad? Ma ütleks jah, et enamus asjad on suhteliselt samad, eks see oleneb kõvasti, mis sa teed, aga ma ütleks, et Eestis suhteliselt samamoodi tehakse asju nagu Hollandis, et sul on ettevõtted, kes veel ei tea kitist midagi ja sul on ettevõtted, kes on täiesti cutting edge ja kõige kõrgemal tasemel, et need on mõlemad Hollandis ja Eestis ka olemas. Et ma arvan, et seal ei ole väga midagi erilist. Aga võib-olla on niisugune 2 erandit sellele, et Hollandis on siuke huvitav firma nagu ASML, mis siis toodab mikrokiipe ja see on, parandan ennast siinkohal, nad ei tooda mikrokiipe, nad toodavad masinaid, mis toodavad mikrokiipe ja neil on täielik monopol sellele süsteemile, et vahet ei ole, mis ettevõtte sa võtad, kas Intel või TSMC, kõik nad kasutavad selle firma masinaid. Et keegi teine siukest tehnoloogiat toota ei suuda. Ja nad on ka muidugi rahvusvaheline ettevõte praeguseks. Aga see on jah, võib-olla asi, mida sa Eestist ei leia, siukest tehnoloogiat, et see on üks asi. Ja siis teine võib-olla oleks selline valdkond nagu high frequency trading, mis on siis aktsiate ostmine-müümine väga kiirelt, et siis likviidsust lisada aktsiaturgudele. Huvitav fakt ka, kusjuures Amsterdami aktsiaturg on maailma esimene kõige vanem aktsiaturg.
Et seda vist ka Eestis minu teada eriti ei ole, aga siin neil on päris hea sihuke presence, kui nii võib öelda. Et see on ka ala võib-olla, millega Eestis väga palju kokku ei puutu. Jah. Aga kas praegu on hea aeg Hollandisse kolimiseks või on Hollandi kuldajastu juba möödas? Jah, kahjuks pean ütlema, et jah, tundub, et praegu on sihuke viimase 10 aasta kõige halvem aeg minu perspektiivist vähemalt, et et tööturg ei ole kõige parem Eestis ega ka Hollandis, ülemaailmselt on hästi palju koondamisi, hästi palju kärpimisi ja hästi palju ootamist, et äkki AI tuleb ja lahendab kõik probleemid ära ja me ei pea enam kunagi kedagi värbama. Et kahjuks jah, tööturg ei ole kõige parem ja teiseks on see, et Hollandis on veel 2 probleemi. Esiteks, esimene nendest on see, et kinnisvara on kohutavalt kalliks läinud viimase 15-20 aastaga. Et kinnisvara hinnad on kasvanud siin 7-8% aastas juba päris pikka aega ja kinnisvara on kallis ja kui sa üürida tahad midagi, siis on väga keeruline. Et kui sa lähed sihuke 2000 euro üüriga korterit vaatama, siis sa võid arvestada, et seal on veel 20 inimest samal vaatusel ja lõpuks see kellelegi antakse ja kui sa oled veel välismaalane ja kui sul on võib-olla ka lemmikloomad, on ju, siis päris keeruline võib-olla üldse korterit leida. Et see teeb asja raskeks ja teine on see, et see 30% asi, mis me varem rääkisime, et 30% saad maksuvabalt, kui sa oled välistöötaja, et seda süsteemi kärbitakse ja on juba kusjuures varem ka kärbitud. Et siin mõned aastad tagasi oli see 8 aastat, nüüd on 5 ja järgmisest aastast nad vähendavad seda 27% peale. Et kuna majutis on kallis, siis hollandlased ka otsivad süüdlast ja eks välismaalased on kerge grupp, keda siis võib-olla süüdistada ja selle tõttu ka siis hüved vähenevad. Aga sellegipoolest, kuigi on kõige halvem aeg võib-olla 10 aasta jooksul, see ei tähenda, et on veel otseselt halb aeg, et see ei tähenda, et ei peaks jätma tulemata näiteks. Kas sa ka investeerimismaailmas näed kuidagi, et Holland on Eestist parem või halvem? Maksusüsteem siin kindlasti ei soodusta seda niivõrd kui Eestis, et siin on selline probleem, et kogutakse maksu ka realiseerimata kasvult siis nii-öelda või siis kogu vara konkreetselt, et praegu on süsteem on selline, et põhimõtteliselt võetakse kogu su vara, mis on üle 50 000 euro ja siis selle pealt sa maksad 2% iga aasta. Et see tegelikult, kui me vaatame, kuidas liitintress töötab, siis paneb päris suure pantsu investeerimisele. Ja seda süsteemi ka reformitakse, võib-olla tuleb nii, et nad võtavad sul päris kasvu pealt 36%, ehk siis kui sul on hea aasta ja sul on, ütleme, ma ei tea, 10% kasvu, siis võib-olla nad võtavad 3,6% sellest kasvust ja sa pead selle välja maksma, ilma et sa oleks midagi müünud. Et see on praegu arutelus, ei tea, kas läheb läbi või ei lähe, aga tundub, et jah, selle koha pealt Holland ei ole kindlasti nii hea kui Eesti. Aga samas teiselt poolt jälle vaadates, kui sa oled noor ja sul ei ole veel väga palju vara, siis see tegelikult sind ei mõjuta. Kapitali kasvu pealt eraldi see ei maksa, nii et kui sa müüd, siis saad kõik kätte. Ja kolmandaks on võib-olla see, et kui sa tuled siia hea IT koha peale, siis sa võib-olla saad piisavalt palju palka, et endale osta korter näiteks ja korteri ostmisega on see boonus Eesti üle, et sissemaksu sul endal tegelikult vaja ei ole, et nad annavad terve korteri hinna sulle laenuna ja sina pead maksma ainult tehingukulud. Okei, tundub väga ahvatlev. Kui nüüd ikkagi keegi veel kahtleb välismaa kolimise peale, mida sa talle veel võib-olla ütleksid julgustuseks nii-öelda? Ma ütleks jah, et kuigi võib-olla jah, et majanduses ei lähe võib-olla kõige paremini ja eks on omad tagasilöögid, siis ma mõtleks sellele nii, et alati on parasjagu kellegi parim aasta üldse, et miks mitte ka sinul, et ma soovitaks kindlasti proovida ja see, et keskmiselt läheb halvemini kui varem, ei tähenda, et sinul peab minema. Et ma arvan, et kindlasti on võimalik väga hea töökoht saada ka praegu ja väga hästi elada. Kas
siinkohal võikski selle episoodi juba vaikselt kokku võtta. Kas oli võib-olla mingi teema, millest sa ise tahaksid veel mainida või rääkida? Hea küsimus. Ütleks, et väga ei olegi, et siin on väga head küsimused olnud, et üsna hästi kokku võtnud. Aitäh. Ja kuna meil on traditsiooniks saanud juba sellest hooajast, et eelneva saate külaline küsib järgnevalt külaliselt küsimuse, siis milline oleks sinu küsimus järgmisele saate külalisele, ilma et sa teaksid, kes see külaline on? Jah, ma mõtlesin selle peale, ma mõtlen, et praegu on hästi kuum teema AI ja sellepärast ma küsiksingi, et milliseid AI workflow'sid oled ise kasutanud, et saavutada oma eesmärke, kes iganes sa ka ei oleks ja mis sa ka arvaksid. Ja miks sa oled jäänud praeguse juurde, et miks on see sinu jaoks kõige paremini toiminud? Et ma arvan, et see on huvitav küsimus, sest võib-olla see on uus ala ja kõige paremad meetodid ei ole veel võib-olla laialt levinud. Ja ma olen alati huvitatud, kuidas inimesed AI-d kasutavad ja kuidas nad sellest kasu saavad. See on väga hea küsimus ja kindlasti me märgime selle üles ja järgmiselt saatekülaliselt küsime. Aga siinkohal lõpetakski meie tänase pilvejuttude episoodi. Aitäh, Robert, saatesse tulemast. Aitäh, meie kuulajad ja järgmise korrani.